Justiitsminister Urmas Reinsalu viibis möödunud reedel visiidil Ida-Virumaal, kus ta külastas Viru vanglat ja Jõhvi kohtumaja. No kõigepealt on väga hea meel, et on ennast õigustanud nii Justiitsministeeriumi vanglate osakonna toomine Ida-Virumaale kui ka Viru vangla rajamine. Et see on professionaalne organisatsioon, Eesti Vabariigi teenistust, Eesti Vabariiki on rohkem Ida-Virumaal ja on hästi oluline, et Ida-Virumaal oleks samuti inimestel õiguskindlus, nad saaksid professionaalset õigusabi, et kohtud töötaksid venitusteta ja kiirelt ja see tagasiside, mida ametnikud andsid, et Ida-Virumaa on tegelikult tore koht, et inimesed, kes on tulnud siia, nii prokurörid kui kohtunikud valinud selle oma uueks elupaigaks, nad on sellega rahul, nad ütlevad, et see on koht, kus on võimalik ennast teostada. Küsimusele, kuidas on käima läinud seaduse muudatus, mis puudutab just elatisvõlgnikke, vastas minister järgnevalt. Sellega tuleb edasi minna ja plaan on 2017. aastast jõustada elatisabifondi seadus, mille järgi siis, kui üks vanematest ei täida elatisabi kohustust, vanemad elavad lahus, siis riik võtab selle kohustuse täitmise 6 kuni 100 eurose summa eest enda õlgadele ja hiljem nõuab siis sellest teiselt vanemalt sisse. Ja Justiitsministeerium on plaaninud samuti siis teha veel täiendav analüüs täiendavateks sanktsioonideks ja piiranguteks nende isikute suhtes, kes on taganenud oma vanema kohusest. Urmas Reinsalu on olnud Justiitsministeeriumiga seotud juba aastatest 1996 kuni 1997. Küsimusele, kuidas ta ennast ministri ametis tunneb, vastas Urmas Reinsalu, et Justiitsministeeriumiga on tal vägagi sentimentaalsed suhted. Ligi 20 aastat tagasi töötas ta õigusloome alal just Justiitsministeeriumis. Kuna volikogus oli arutusel Eesti Energia kaevanduse soov asuda kaevandama põlevkivi jääkvarusid Jõhvi valla Kose küla lähistel, olid volikogu istungile plakatitega kohale tulnud ka Kose küla elanikud, kes ei poolda kaevandamise alustamist. Nimelt Eesti Energia kaevandus aktsiaselts teavitas 5. mai 2015 kirjaga kavatsusest taotleda olemasoleva kaevandusloa muutmist selliselt, et oleks lubatud Tammikumäe eraldise idaosas Jõhvi valla territooriumil põlevkivi jääkvaru karjääri visiilne kaevandamine. Selleks, et teostada võimaliku kaevandamise käigus mäemassi teisaldamine optimaalselt ja eesmärgipäraselt, soovib Eesti Energia kaevandused välja selgitada puudutatud osapoolte soovid kaevandamisjärgse maastiku kujundamise osas ning hinnata soovide teostatavust lähtuvalt planeeritud hüdrogeoloogilistest uuringutest ning kaevandamisloa muutmisega vältimatult kaasneva keskkonnamõjude hindamise tulemust. Maksimaalselt kõikide osapoolte huvide arvestamiseks uuringute ja planeerimistööde käigus soovib Eesti Energia kaevandused võimalikult varakult kaasata Kose küla elanike, omavalitsust ning teisi võimalikke huvitatud osapooli, millest johtuvalt teeb ettepaneku osapoolte esindajatest töörühma moodustamiseks. Juba esimesel kohtumisel Kose elanikega, milles osales ka Jõhvi valla valitsus, näitas Kose rahvas oma täielikku vastumeelt. Kui nüüd meenutada aega, kui Estonia kaevandus asus tegema kaevetöid Illuka valla all, mil Illuka küla elanike kaevudest kadus vesi ja oli ka teisi suuremaid ja väiksemaid muresid, siis on Kose rahva ei ütlev seisak täiesti arusaadav. Nii ka otsustas volikogu mitte kiirustada komisjoni moodustamisega ja võtta endale lisaaega otsustamiseks. Nii oli tegemist antud arutelu esimese lugemisega. Mis puudutab päevakorda üldiselt, siis ei sisaldas endas 14 päevakorrapunkti, millest otsustati päevakorrast välja jätta kohe alguses 4 päevakorrapunkti, milleks olid õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi kunstikoolis, õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi spordikoolis, õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi muusikakoolis, kuna hariduskomisjon oli tasude suurendamise vastu ning veel ka Jõhvi valla volikogu 29. novembri 2012 määruse number 100, õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi kunstikoolis ja Jõhvi spordikoolis kehtetu tunnistamine. Mis puudutab aga päevakorrapunkti number 5, Jõhvi valla volikogu 18. novembri 2014 määrus number 27. Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuste andmise ja ühistransporditeenuse teostamise kord muutmine. Siis otsustati jätkata samal teel edasi.
Jääb jätkuvalt kehtima sõidusoodustus eakatele alates 65. eluaastast 20 tasuta sõidukorda kuus. Veel võib ka välja tuua 2 viimast punkti, milleks olid Jõhvi valla kinnistusiseste teede remondi finantseerimise tingimused ja kord ja Ida-Viru maakohtu rahvakohtunike kandidaatide valimine. Ilusal päikesepaistelisel kolmapäeval istutati imekaunis Kohtla-Järve Oru linnaosas 2 virmalise tänava kortermaja vahele viljapuid. Kogu puude istutamise talgutest annab täpsema ülevaate Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosa vanem härra Tiit Lillemets. Kolmapäeval toimus Kohtla-Järvel Oru linnaosas puude istutamine. Antud projekt oli koostöös politseiga ja Kohtla-Järve linnavalitsusega tehtud, kui oli kaasatud raske käitumisega lapsed, kes õpivad erinevates koolides. Ja antud projekti raames siis istutati Oru linnaosasse 16 puud ja iga puu juurde pandi ka iga lapse nimetahvel, kes on selle puu istutanud ja istutamise eesmärk oli, et lapsed õpiksid koos töötama ja tulevikus hoolitseksid ka oma puude eest. Antud puud olid viljakandvad puud, seal olid nii kirsipuud, pirnipuud, ploomipuud kui ka õunapuud. Ning loodame, et antud puud peavad kaua vastu ja tulevikus hakkavad ka vilju kandma, et lapsed näeksid oma töö tegemise tulemusi. Oru asub niigi väga kaunis ja looduskeskses kohas, kus rohelust on palju ja õhk on värskem. Seal viibides on värske õhu tõttu kohati lausa raske hingata, eriti kui tuled linnast, kus erinevate kahjutegurite poolt on õhk saastatud. Loodame siis ka meie, et need istutatud viljapuud hakkavad korralikult ja jõudsalt kasvama ning lõpuks ka maitsvaid vilju kandma. Riigikaitseõpetus on gümnaasiumiastme valikaine. Riigikaitseõpetuse kursust viiakse läbi nii välilaagris kui ka klassiruumis. Õppeaine eesmärk on igale kodanikule vajalike teadmiste andmine riigikaitsest, mitte sõdima õppimine. Kursus aitab õpilastel mõista Eesti riigikaitse põhimõtteid, kujundab kodaniku teadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. Kursuse pikkus on 70 õppetundi, milles 35 toimub klassiruumis ja ekskursioonidel ning 35 praktilises välilaagris. Lapsi on tulnud siia suurusjärgus 100 last. Ja kokku on tulnud siia 6 koolist. Ja need koolid on siis Kivil 1. keskkool, Iisaku gümnaasium, Sillamäe gümnaasium, Toila gümnaasium, Jõhvi Eesti gümnaasium ja Jõhvi Vene gümnaasium. Ja Kohtla-Järvelt oli ka vist minu meelest. Eilse päeva jooksul oli kõigepealt hommikul siis Kaitseliidu Olutaguse malevas oli formeerimine, kus siis õpilased said selga ja kätte endale laagris vajaliku varustuseks siis kaitseväe vormi, seljakotis, söögiasjad, kõik, mis on vaja metsaeluks. Ja siis peale seda oli autodega rännaks siia laagriplatsi, esmane ohutustehniline instruktaaž, et mida, kus ja tohib teha ja mida ei tohi teha. Siis oli telkide ülespanek ja hakkas pihta siis selline laagri rutiin, et kus tohib liikuda, kus ei tohi liikuda ja õhtupoole siis oli paintballi mängimine, siis oli ka, et riigikaitse ei ole mitte ainult relvadega ringi jooksmine ja roomamine, vaid tegime ka ennetustööd ehk siis tuleohutust, et nad said esmase ettekujutuse, said kuidas kasutada tulekustuteid ja kuidas kasutada tulekustutustekki, et kõike võib elus vaja minna. Parem siin harjutada ja proovida, kui päris elus seda kasutada. Aga mis see tänane päev, siis see viimane päev nüüd neile ette toob, et mis neid ees ootab? Tänane päev on siis, hommikul oli kella 6 paik oli äratus, hommikvõimlemine, hommiksöök ja peale seda hakkas siis pihta ringkoolitus. On 5 koolituspunkti tehtud, kus nad niimoodi järjest käivad siin. Ja peale seda on orienteerumine
on orienteeritud, peale seda liiguvad siis jalgse rännakuga Kosele, sealt saavad siis istuda uuesti auto peale ja autodega viiakse Alutaguse malevasse, kus toimub siis lahti formeerimine, ehk siis annavad oma varustuse ära ja saavad selge tagasi oma isiklikud riided. Kuna tegemist on valikõppeainega, toetab Kaitseministeerium riigikaitseõpetuse õpetamise kasuks otsustanud koole riigieelarveliste vahenditega. Koolidel on võimalus taotleda vahendeid ekskursioonide ja laagrite läbiviimiseks ning õppevahendite soetamiseks. Samuti saavad riigikaitset õpetavad koolid Kaitseministeeriumilt tasuta õpikuid ja tuge sobiva riigikaitseõpetaja leidmiseks. Riigikaitseõpetuse valikaine kinnitati 2011. aasta alguses gümnaasiumi riikliku õppekava lisana. Laagrit aitas läbi viia jalaväe väljaõppekeskuse Viru üksikjalaväepataljoni instruktorid. Ametiühingud kogusid kuu ajaga esimeste haiguspäevade hüvitise taastamiseks üle 11 000 toetusallkirja. Täna antakse allkirjad koos vastava eelnõuga üle Riigikogule. Aprilli alguses alustasid ametiühingud allkirjade kogumist ettepanekule taastada töötajate ajutine töövõimetuse hüvitis alates esimesest haiguspäevast. Selle ajaga kogunenud üle 11 000 toetusallkirja antakse täna kell 12 koos vastava eelnõuga Riigikogule üle. Ametiühingute ettepanek on taastada töötajate ajutine töövõimetuse hüvitis alates esimesest haigestumispäevast. Ka peaks hüvitise suurus olema proportsioonis töötaja sissetulekuga. Ametiühingud leiavad, et seadusi tuleks muuta selliselt, et tööandja alustab haiguspäevade hüvitamist esimesest haiguspäevast 60% ulatuses ja haigekassa võtab kohustuse üle 5. päeval 70% ulatuses. Haigekassa esialgse prognoosi kohaselt kasvavad ametiühingute ettepanekuga haigekassa kulud umbes 7 miljoni euro võrra ehk 46 miljonilt eurolt 53 miljonile eurole. Arvutuse aluseks on eelmise aasta tööhõive, haigestumiste arv ja haigestunutele antud 1 kalendripäeva keskmine hüvitis, mis oli eelmisel aastal 15,5 eurot. Haigekassa on samas võtnud lisaaega oma esmaste arvutuste täpsustamiseks. Aprillis registreeritud töötute arv vähenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 29 195 inimest ehk 4,6% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Aprillis vähenes registreeritud töötute arv märgatavalt kiiremini kui eelneval kuul, kuid aeglasemas tempos kui eelmisel aastal. Samas eelmise aasta aprilliga võrreldes on töötuna registreeritud inimesi pea 3500 võrra vähem. Kõrgem oli aprillis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal 9,6% ja Valgamaal 8,6% ning madalam Harjumaal 3,3% ja Tartumaal 3,5%. Kõige suurem osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid aprilli lõpus oskustöötajad ja käsitöölised, lihttöölised ning teenindus- ja müügitöötajad. Aprillikuu jooksul lisandus märtsikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 4084 uut tööpakkumist, millest 59% sisestati Töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade arv oli 8662. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele 2,7%. Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele ning lihttöölistele pakutavad töökohad. Tööalasel koolitusel osales aprillis 4129 ja tööotsingu koolitusel 1209 inimest. Tööpraktikal osales 1153, tööharjutusel 1046 ning tööklubis 832 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1834 korral. Töötavate ja mitteaktiivsete inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osales aprillis 814 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõttele uue 45 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 58 uut töökohta. Palgatoetusega oli aprillis töötamas 917 inimest. Lisaks osales veel 3332 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Aprillikuus sai Töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3755 inimest. Töötukassa maksis aprillis töötukindlustushüvitist 10 396 inimesele
ehk 30% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendri kuu eest makstav hüvitis